Hea Eestimaa süda, nii hea on seista teie ees, kallid Paide inimesed, ja rääkida nii, et on päriselt ka inimesi ja kuulajaid. Kõik inimesed, kes Eestit hinges kannavad, kõik, kes erinevate kogukondade liikmetena meie ühist vereringet käigus hoiavad. Mul on nii hea meel, et nende nädalate jooksul saab värskes õhus, vihmas, päikesepaistes 33 inimest võimaluse vastata küsimusele, kuhu edasi ja ka kuidas edasi. Ent nagu lavastaja ja Paide teatri kunstiline juht Jan Teevet ise eelmisel nädalal oma kõnet alustas läbi maikuise jäävihma, täitsa teine päev, eks ole. Enne veel, kui saab rääkida sellest, kuhu ja kuidas edasi, tuleks vastata küsimusele, kus me praegu oleme ja kuidas me siia jõudsime. Ja see vastus on, et me oleme keset kriise, keset kliimakriisi või tegelikult isegi rohkem selle kliimakriisi äärmise serva peal. Sest teadlaste hinnangul on meil ainult veel 10 aastat võimalik midagi teha selleks, et meie planeet ei saaks jäävaid kahjustusi. Ainult 10 aastat. Ja me oleme ka keset tervishoiukriisi. Sellist, milliseid on seni ette tulnud ehk kord sajandis. Ent mis võib tulevaste põlvede jaoks olla lihtsalt esimeseks pääsukeseks, üheks näiteks sellest, mis meid ees ootab, kui me ei suuda kliimamuutusi pidurdada. Ehk kroonviiruskriis ongi see, kuidas siis kliimakriis meile pärale jõuab. See ei lähe ju nii, et mingi kriitilise punktini elame kõik õnnelikult ja siis lihtsalt kustuvad tuled. Ei ole nii. Just niimoodi hiilivalt ta tulebki, see kliimakriis meieni. Viiruskriis on ju märk sellest, et üks liik, Homo sapiens, on muutnud planeedi ökosüsteeme endale sobivaks moel, mis on lasknud sellel liigil meil domineerida. Ja muidugi oleme viirustele nüüd lihtne saak, sest meid on nii arvukalt. Me peame kiiresti leidma need viisid, kuidas oma tegutsemise kliimamõju ja muud oma jalajälge maailma ökosüsteemides vähendada. Kindlasti on see tehnoloogia kiiret arengut arvestades võimalik ilma, et me peaksime lähisajanditeks ette ennustama maailma rahvastiku kiiret kahanemist. Aga kui me äratuskellast välja ei tee, oleme oma laste ja lastelaste suhtes lihtsalt väga vastutustundetud. Niisiis, jah, me saame vaktsineeritud ja me saame mingis mõttes sellest kriisist välja. Aga me ei saa elada edasi nii nagu enne. Me saame sellest kriisist ju välja targematena. Me saame nüüd aru, et aega ei ole. Jääkatte vähenemine Läänemeres tähendas seni peamiselt kriisi hülgepoegadele, kelle valge kasukas lihtsalt ei võimalda kaldakividel varjuda, aga jääd ju ei ole. Ja jääkatte vähenemine Arktikas oli mure ainult jääkarudele, kes on endast loodusliku valiku teel 10 000 aastate toel arendanud täiusliku termose. See külmas vees elav ja jahti pidav loom lihtsalt ei suuda maismaal jahtida. Ta kuumeneb kohe üle, kui ta jookseb ja ta saab infarkti. Nemad kannatasid juba ammu. Aga nüüd on kroonviirus esimene globaalne märk ka kõike seda häda põhjustavale liigile endale. Tehke midagi, vähendage oma jalajälge. Ja on meie õnn, et me elame samal ajal tehnoloogia ajastus, sest et enne tehnoloogia ajastut ju oligi ainus viis ühe liigi jalajälge vähendada kas haiguste või toidupuuduse tõttu. Meie maailmapilti, humanistlikusse maailmapilti, see ei klapi. Järelikult me peame suutma oma jalajälge vähendada muul moel, liigi arvukust nende looduslike ja julmade meetmetega mitte reguleerides. Ent andis ju juba Herakleitos, Vana-Kreeka filosoof, mõista, et ainus püsiv asi siin ilmas ongi muutus.
Ja sellepärast ei ole me teistmoodi jällegi üldse uues olukorras. Tema elas mitu sajandit enne meie ajaarvamist, aga ta teadis, et ka meil tuleb ükskord muutuda ja muutuda oma lastelaste nimel. Sest enamikke väljakutseid ja ka suurt osa kriise on tegelikult võimalik ette näha. Kas ka ennetada või vähemalt valmistuda, see sõltub väga palju eestvedamisest ühiskonnas. Sõltub ka poliitilistest otsustest. Jah, maavärina puhul valmistumine seda ära ei hoia. Pandeemiaks valmistudes püüame hakkama saada kõigest epideemiaga. Riigikaitses aga tagab korralik ennetus konfliktide ärajäämise. See on suur pilt, aga täna on õdede päev. Jätame siis muu kõrvale ja keskendume sellele akuutsele tervishoiukriisile. Sest tegelikult on järgmised tervishoiukriisid juba praegu etteaimatavad ja nähtavalt kiirust koguvad. Ja need kriisid puudutavad igaühte meist siin Eestis. Me elame kauem, see on tore. Ja vananev ühiskond toob kaasa vajaduse uute hooldekodude, täiendavate ressursside ja oskuste järele, perearstikeskustes, haiglates, töökohtadel, mujalgi. Kusjuures veel 2019. aastal ütles Statistikaamet meile, et kuigi me elame Eestis aina kauem, siis meie tervena elatud aastate arv on hoopiski kahanevas trendis. Teiseks, kliimamuutuste tuules võib prognoosida sarnaste pandeemiate või vähemasti epideemiate kordumist. Ja ka sellepärast on meil ka nüüd edaspidi vaja piisavate ressurssidega, võimekate, pühendunud töötajatega tervishoiusüsteemi. Ent juba täna on Eestis ligi 4000 meditsiiniõde puudu ja see puudujääk lähiajal ilmselt kasvab veelgi. Sest viimane aasta on väga paljud meie eesliini töötajad ära kurnanud. Lausa nii, et kardetavasti mõtlevad paljud ka valdkonnast lahkumisele. Õnneks leidub neid, kes tahavad õppida meie meditsiinikõrgkoolides õdedeks. Seal on konkurss, järelikult meil on ruumi tegelikult tõsta väljaõpetatavate õdede arvu. Me oleme tõstnud väljaõpetatavate arstide arvu aastast 2011 igal aastal mõnevõrra 140-180-ni. Samamoodi peab kasvama ka õdede vastuvõtt ülikoolides. Meie tervishoiutöötajad ei ole kunagi nii palju ühiskonna tähelepanu ja õnneks ka tänutunde keskpunktis olnud kui viimase 400 päeva jooksul. Kõik nad on lõppematu maratoni käigus kogu oma sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste, aga mõistagi ka erialateadmiste pagasi pidanud käiku laskma. Ja me ütleme neile aitäh, tervishoiuõed, ja aitäh, hooldustöötajad. Aga siinsamas Paides 24. veebruaril oli mul mure, ja see mure on mul ikka veel. Kui kriis on möödas, siis tavaliselt muutuvad eesliini töötajad nähtamatuteks. Millegipärast on Eestis nii õed kui hooldustöötajad jätkuvalt tasustatud eelkõige rohkete tänusõnadega ning mitte nii väga nende tööpingutusele ja oskustele vastava väärilise palgaga. Me usaldame neile oma kalleima vara, enda, oma lähedaste elu ja tervise, vaimse füüsilise heaolu. Ja on hästi tähtis, et see kriis ei mööduks nii, et jääksime kinni vanasse mustrisse. Sellesse, et lõputu kellegi eest hoolitsemise töö on justkui vähem väärt kui ehitamise töö. Vähem väärt kui see töö, millega ei tule igal hommikul otsast paratamatult jälle peale hakata. Tõsi, vabakonnast, aktiivsete ja hoolivate kaaskodanike endi hulgast on tärganud algatus PAI. Kogutakse annetusi selleks, et õdesid ja hooldustöötajaid tänada. Üle 2000 annetaja on kokku panustanud üle 500 000 euro ja kogumist jätkatakse veel 1. juunini. Ikka selleks, et iga õde ja hooldaja, neid on Eestis kokku umbes 17 000, saaks ühe pai
ühe piisava väärtusega kaardi, millega endale lubada mõni löögastav kogemus või elamus. See on vahva kingitus ja see on see, mida igaüks meist on saanud teha. Aitäh nendele, kes on toetanud. See on ühekordne suur tänuavaldus, aga see on ühekordne. See on see, mida saab lihtne inimene teha. Aga karta on, et verejooks on veidi suurem ja plaastriga seda kaua ei paranda. Vääriline ja motiveeriv tasu on see, mida väärivad meie arstid, õed, hooldustöötajad, ka päästjad, kes ka küsivad, kus on nende osa. Alustuseks, igaüks, kes on töötanud ümbrikupalga eest ja läheb arsti juurde, tegelikult peaks veidi häbenema. Või isegi palju. Teie ravi on kinni maksnud need, kes on maksnud ära maksud. Samuti peaks häbenema need, kes ettevõtjana on endale maksnud pisipalka ja pigem leidnud viisi väiksema maksukoormusega tululiike eelistada. Jah, te olete seaduskuulekad olnud, aga võib-olla nõustute, et vähemalt 3 keskmise palgani võiks maksustada sotsiaalmaksuga ka muud tulu. Dividenditulu näiteks. See oleks lihtsalt õiglane. Ja kui sellest ei piisa, peame eraldama hoolduse, eelkõige meie eakate hoolduse, ravi jaoks mõeldud eelarvest ja koguma pikka aega läbi hoolduskindlustuse ise endale vahendeid vanaduspõlve raskemateks hetkedeks. Valdav enamus Euroopa riike on seda teed läinud ja väga paljud inimesed on harjunud selle põhimõttega, et nad peavad valmistuma läbi hoolduskindlustuse omaenda vanaduspäeviks ikka selleks, et see oleks inimväärne. Sest inimväärse teenuse osutamine ei saa meil kesta kaua, kui osutajad ise ei saa inimväärset elu. Noored ei vali ju siis seda lõputut vaikse aitamise ja nukra palgapäeva teed, eks ju? Järelikult ei ole meil teisi võimalusi, kui tõsta seda osa meie riigi rahakotis. Kas lisanduva kindlustuspõhimõtte kaudu või mingil muul moel, mis teeb meist päriselt hooliva heaoluriigi. Heaoluriik ei ole ainult kõrge SKT ühe inimese kohta, mille üle uhke olla. Heaoluriik on padi nõrgematele, et nad tunneksid ennast teistega sama tugevatena. Juba enne praegust pandeemiat pingutasid õeld ja hooldustöötajad tihti ülekoormusega perede ja lähedaste arvelt. Nii selleks, et üldse piisavalt teenida, kui ka just seepärast, et töökäsi, aga ma tahaks tegelikult öelda mitte töökäsi, vaid töösüdameid, on meie tervishoiust lihtsalt väga palju puudu. Jah, muidugi tööõena, hooldustöötajana ongi omamoodi missioonitöö ja elukutse. Ent nagu teame ühest teisestki pikalt alaväärtustatud valdkonnast haridusest, ei jaksa ega peakski keegi meist pelgalt missioonipõhiselt ju üle töötama. Ka hariduses on meil töösüdamete kriis praegu käega katsuda. Ja huvitav on see, et lisaks sellele, et täna on üks kena suvepäev mais, et täna on õdedepäev ja et täna on lihtsalt paljude rõõmsate inimeste päev, on täna veel üks päev, see on mitmekesisuse päev. See on päev, mille eesmärk on märgata ja väärtustada iga inimese tähtsust, erakordsust, töökeskkonnas, ühiskonnas laiemalt. Mõtleme korraks, kui vähe mitmekesised on meie ühiskonnas alatasustatud valdkonnad. Seda on lihtne endale ette kujutada, seda vähest mitmekesisust. Kujutame ette, et hommikul tõusevad kõik naised üles ja ütlevad, et täna on mul vaba päev. Kõigest vaba päev. Kui palju jääks meie hooldekodudesse alles töötajaid? Kui palju haiglatesse ja tervisekeskustesse õdesid, aga abitöölisi? Kui palju lasteaednikke, lasteaeda ja kui palju koolidesse õpetajaid? Kes teenindaks meid kauplustes või kohvikutes, argistes teeninduspunktides? Kes hoolitseks lähedaste eest kodus? Jah, muidugi on meil üha rohkem kollektiive, valdkondi, eestvedajaid ja kodusid, kus ülesanded ja vastutus on võrdsemalt jaotunud. Muidugi on meil ka alatasustatud
töid, kus valdavalt töötavad mehed, just nimelt päästeametnikud. Aga siiski, päris pikk traditsioon on, et kuidagi nagu vähem makstud on need tööd, mida teevad meil naised. See soine ala vajab veel mitme kraavi sissevedamist, enne kui me jõuame võrdsemalt väärtustatud tööpõlluni, kus eriti kõrgelt hinnatud võiks olla kõik need valdkonnad ja tööd tegemised, mida ükski masin ega robot edaspidi teha ei aita. Kohe astub minu asemel siia kõnepulti üks teine president. Tema on Eesti Õdede Liidu president. Tänasel õdede päeval siin teie ees saavad tunnustuse 3 vaprat ja teistelegi eeskujuks seatud naist. Neid ühendab pühendumus ja professionaalsus. Soov pidevalt õppida, areneda ja kolleege motiveerida. Nad on käivitajad, nad on eestvedajad, kes on üheaegselt südikad kui ka tundetaiplikud. Ja nad on inimesed, kellelt meist igaühel on midagi õppida inimeseks olemise kõrgest kunstist. Kui siinne lühike tseremoonia on lõppenud, ärgem siiski mingem siit niisama laiali, lihtsalt igaüks oma argiste mõtete ja toimetuste juurde. Mõelgem minnes, võib-olla sõbra või tuttavaga ka arutades, mida igaüks meist saab teha täna või järgmistel päevadel, et ees terendavaid tervishoiukriise pidurdada või lausa ära hoida. See võib tähendada iseenda tervise eest paremat hoolitsemist, sealhulgas muidugi ka pärgviirusesse nakatumise ennetamist. See võib tähendada kliimamuutuste pidurdamisse panustamist, looduskeskkonna heaolu eest seismist, prügi sorteerimist või hoopis seda, et peatsete kohalike või paari aasta pärast toimuvate parlamendiliikmete valimistel langetame otsuseid kandidaatide pikaajaliste tulevikuvisioonide alusel. Ärme vaata seda, kes lubab mänguväljakut või veel jupikest kergliiklusteed. Valime neid, kes julgevad öelda, et mõnes asjas tuleb teha muudatusi, mis tunduvad meile keerulised ja rasked, aga me kõik koos saame ikkagi hakkama. Aitäh kuulamast! Tere ka minu poolt! Tänasel rahvusvahelisel õdede päeval on meil tõeliselt suur au ja rõõm jagada Õdede Liiduna meie jaoks aasta kõige olulisemat hetke. Õdede Liidul on traditsioon, et sellel rahvusvahelisel õdede päeval me täname neid, kes on esitatud sellele tiitlile meie enda liikmete poolt. Kui aasta õde valitakse, siis see toimub salajasel hääletamisel. Ja sellel aastal esmakordselt jagunesid hääled täpselt 50 ja 50%, mis tähendab, et me anname välja aasta õe tiitlit esmakordselt 2 õele. Kui natukene mõelda, siis see on väga märgiline, kuna pandeemia aastal oli iga õde 2 õe eest väljas. Samuti on pandeemia ära võtnud võimaluse tänada meie aasta hooldustöötajat, kelle valimine on sama keeruline, ehk et kõik, kes vähegi märkavad, saavad esitada kandidaate ja ka aasta hooldustöötaja valitakse salajase hääletamise tulemusena. Täna on meil suurepärane võimalus ka seda aasta hooldustöötajat 2021 siinkohal tänada. Ja meie eriline rõõm kuulub sellele, et meil on võimalik paluda Eesti Vabariigi presidenti proua Kersti Kaljulaidi neid tunnuskirju üle andma. Meie esimene tunnustatav
on aasta hooldustöötaja 2021. Ta töötanud on nii hooldekodus kui ka haiglas. Läbi oma isikliku kogemuse on ta hooldustöötajaks õppinud ja täna on tema just nimelt see, kes töötab endiselt meie COVID-osakonnas. Palume lavale aasta hooldustöötaja Margit Hünnonen. Ja. Aitäh! Ja nüüd siis aastaõed. Nagu ma ütlesin, siis erakordselt anname me neid tiitleid sellel aastal suisa 2. Meie esimene aastaõde on töötanud tervishoiusüsteemis juba 28 aastat ja ta on seda teinud erinevates haiglates, jõudnud tänaseks kiirabibrigaadi juhiks ja tegutseb ka tegelikult toetades meie kaitseväge. Peale selle on tegemist veel inimesega, kes on ka noor vanaema. Aastaõde 2021, Marje Rebane. Ja viimasena meie aastaõde 2021 on töötanud tervishoiusüsteemis kokku 33 aastat. Nendest 28 aastat õena ja viimased aastad juhtinud järgmist õenduse iseseisvat valdkonda, juhatades õendushaiglat. Märgiline ongi see, et mõlemad aastaõed on pälvinud tähelepanu mitte ainult töörühmades osaledes ja teisi õdesi eest vedades, vaid nad on ka just nimelt need õed, kes pakuvad iseseisvat õendusteenust, kes just nimelt suudavad vastutada, on pädevad väga paljude õdede töö organiseerimise, juhtimise ja eestvedamise eest. Aastaõde 2021 Angeelika Lall. Me täname teid kõiki, et te tulite tunnistama seda meie jaoks väga tähtsat sündmust ja jagasite meiega sellel tähtsal päeval oma aega. Ja nii nagu ütles eelkõneleja, püsigem terved, siis on ka õdedel vähem tööd ja teil endal toredam elu. Aitäh!